Mis asi on ärimentorlus? Kui sa oled ettevõtja või kaalud ettevõtjaks saamist, siis meenuta korra, mis olid need põhjused, miks sa tahtsid ettevõtjaks saada. Võib-olla sa tahad kindlasti palju raha kokku ajada. Võib-olla sa tahad vabadust, võib-olla sa tahad enesemääramist. Alati minnes matkale on hea, kui sa võtad kaasa matkajuhi võõral territooriumil, kes tunneb radu, kes teab taimi ja loomasid, et sa väldiksid suurimaid vigu ja et see matk ja oleks nauditav. Nüüd, kui sa oled tundnud puudust sellisest sõbrast, sellisest mõttekaaslasest, kellel on 25-aastane ettevõtluskogemus, kes on tulnud läbi kriiside ja erinevate olukordade, siis sul ei pruugi isegi halvasti olla asjad. Lihtsalt võib-olla rõõm on kadunud või see vabadus, mille jaoks sa tegid ettevõtte, tegelikult siiski ei tulnud. Seepärast uuringute järgi väga paljud ettevõtjad alustavad sellepärast, et nad tahavad olla vaba, ise määrata ennast. Kuid siis sa avastad, et sa oled 24/7 tööl, teed öösiti, teed nädalavahetuseti. Ja see on ka väga okei, kui sa seda naudid. Aga kui see on kadunud, siis mis mina olen oma kogemusest näinud on see, et bilansi lugemisoskus on hea oskus, müügistrateegiad, kõik see peab olema. Aga kõige olulisem ettevõtte edu puhul on ettevõtja enda seisund. Sest lõppude lõpuks võib-olla ei tule välja ühel hetkel, võib-olla tulebki pankrott, võib-olla tulevad rasked ajad. Kui sa oled nautinud seda protsessi, kui sa oled sealt läbi ennast hinganud, leidnud alati uue viisi ja olnud ka selles elevuses, siis sa oled ainult võitnud, eks ole. Kui sa otsid sellist ja tunned, et sulle võiks olla abi sellisest teejuhist, siis olen ma olemas.